Tänud toreda sissejuhatuse eest ja meeldiv on näha, et siia nii palju inimesi on täna kokku tulnud minu digitaliseerimise igavat juttu kuulama. Ja nagu alguses sai öeldud, siis olge aktiivsed, küsige küsimusi, et ka minul oli mõtlemisi keeruline ette valmistada põnevat ja kaasahaaravat reaalse elu näidetega presentatsiooni, kuna kuulajaid on väga palju, väga erineva suurusega ettevõtetest ja väga mõnes mõttes erineva suunitusega ettevõtetest. Ja saigi mõeldud, et räägiks täna sellest, üritaks tunni aega hakkama saada, räägiks sellest, mis asi on see digitaliseerimine. Sellest on palju räägitud, aga ega sellest sisulise poole pealt väga palju pole räägitud ja mul on väga hea meel, et vähemalt ühes sektoris on võetud ette eesmärk selgeks teha, mis asi see on. Ja loomulikult räägin ma oma kogemusest ja nägemusest, kuidas see asi on toimunud või tähendab toimuda võiks ja hakkame liikuma. Jah. ITL-i juhatuses olen ma 1,5 aastat olnud ja täna siis esinengi ITL-i juhatuse liikmena. Aga päevakavana räägimegi sellest, mis on digitaliseerimine, mis on äriprotsesside kaardistamine, sest minu nägemuses ja kogemuses on nad omavahel väga paljugi seotud. Siis räägime lühidalt sellest, kuidas leida oma vajadustele vastav tehniline lahendus, ehk siis olemasolev tarkvara, mida soovitakse kasutusele võtta, kuidas leida see õige. Siis räägime sellest, kuidas arendada tarkvara ja millised on need tänapäeva tehnilised lahendused, et mis asju tänapäeval selles digitaliseerimise maailmas üldse on, mis võimalused on, mida tasuks kasutada ja kuidas seda kasutada. Aga lühidalt ka minust. Flowit Estonia on 13 aastat Eesti turul tegutsenud ettevõte ja peamiselt tegelemegi automatiseerimise, tarkvararobootikaga ja tarkvaraarenduse ja siis erinevate masinõppe lahendustega. Sellest, mis asi on masinõppe, mis asi on AI, sellest ma räägin ka esitluse lõpupoole, et see oleks ka ühiselt selgeks räägitud. Ja mina olen umbes 15 aastat IT-sektoris olnud ja Flowitis aastast 2015 ja siis selle juhatuse liige ja üks omanikest. Miks me alustasime Flowitiga ka automatiseerimise, digitaliseerimise, kogu selle temaatikaga on üks pilt, mis teil kõigil ees on. Ja kus me näeme seda, et Eestis on veidi probleeme SKP-ga, tööviljakusega ja ütleme keskmise kuupalgaga, mis tõuseb väga kiiresti. Eriti meie sektoris on see kasv olnud meeletu ja ettevõtjana kaasas olla selle palgaralliga on tihtilugu keeruline. See tekitab mõningaid probleeme, aga see on paratamatus, kuna me konkureerime selles sektoris kogu maailmaga. Ja siin vaadates seda polli, mida ma loodan, et te kõik ka täidate, näen ma seda, et laias laastus jagunevad need eesmärgid, tänaste kuulajate eesmärgid, eks ole, 3. Soovitakse kasvatada käivet, asendada inimtööjõudu digitaalsete lahendustega ja olla rohelisem, vähendada keskkonna tekitatud jalajälge. Et need eesmärgid on väga head, kui nad on ka strateegilised ettevõtte eesmärgid, siis tõenäoliselt on digitaliseerimisest kasu. Aga kui me vaatame, lähme selle pildi juurde tagasi, siis see näitab seda, et midagi peaks tegema, muidu kõik ettevõtted lõpetavad pankrotiga. Kuidas siis seda teha? Digitaliseerimine ei ole võluvits. Digitaliseerimine ei ole asi, mis tuleb kohale ja kõik mured kaovad hetkega. Digitaliseerimine ja automatiseerimine on üks lahendus ja võimalus jõuda ärieesmärkideni, mis on püstitatud ja mida soovitakse saavutada. Ja kuna neid võimalusi on maailmas äärmiselt palju, siis tuleb leida see enda jaoks õige ja ma loodan, et tänasel teel me sinna ka jõuame. Aga räägime terminitest ka natukene, et mis digiteerimine on füüsilisest asjast digitaalse versiooni loomine. Ehk siis, kui siiamaani on kasutatud paberit, turismis ikka ma ei saa üle ega ümber sellest hotelli sisse kirjutamise juures sellest paberi täitmisest. Ja digitaliseerimine on siis see, kui me hakkame seda digiteeritud
andmeid, mis on siis masinloetavad ja taasesitataval kujul olemas. Saame neid liigutama hakata, neid andmeid siis vastavalt muutma ja neid kasutama. Ja veel üks termin on robootiline protsesside automatiseerimine, mida tõenäoliselt kuuldakse üha rohkem ka Eestis, on siis korduvate ja aeganõudvate tööde usaldamine robotile. Ehk siis on teil töötaja, kes tegelikult on robot, teeb igavat tööd ära ja teie saate põnevate asjadega tegutseda. Aga räägime ka nagu laias laastus sellest, kuidas nagu mitte ainult turismisektoris, vaid ka väga paljudes teistes sektorites on see baastarkvara muutus või mõttementaliteedi muutus. Ehk siis siin on küll nagu ladu ja tootmine toodud, aga ka turismiettevõttes neid paralleele võib tuua, et teie tootmine on siis hotellitoad või kanuumatk, eks ole. Ja ladu on see, kus on sul siis kas padjad, tekid või kanuud, eks ole. Et see loogika on sama. Aga kui vanasti vaadati seda musta vasakpoolset ringi kui ühte lahendust. Ettevõte võttis kasutusele omale ühe suure lahenduse ja üritas oma protsesse panna käima selle lahenduse loogikate järgi. See toimis, seda suurt lahendust sai edasi arendada ja muuta mingil määral, aga mitte täiel määral. Ja mis me näeme, et üha rohkem liigub maailm sinna, et on olemas ettevõttel kesksed andmed. Ehk siis kuskil hoitakse andmeid, digiteeritud andmeid. Ja siis on erinevad, siin juures olev pildil näha, siis kas raamatupidamine, eks ole, kliendihaldussüsteem, analüütika, iseteenindus, klienditeenindus, e-pood, mis iganes sa siia juurde saad endale panna, siis need omavahel peavad suhtlema, et sellest midagi kasu oleks ja neid andmeid liigutama siis selle keskmise andmelaoga. See kõlab võib-olla keeruliselt, aga reaaleluline näide on see, et kui ma võtan kasutusele raamatupidamise ja CRM-i, siis kuskil on mul need andmed, kas siis keskselt või ma hoiangi neid meelega näiteks ainult raamatupidamises ja CRM-i liiguvad andmed raamatupidamisest ja näiteks kliendi info, mis on CRM-is, liigub raamatupidamisse automaatselt. Et ei peaks tegema vahepeal seda rumalama võitu tööd ja ühest kohast teise või siis tänapäeval tihtilugu, mis näha on ühest Excelist teise andmeid ümber tõstma ja siis sellega seotud probleemid ja vead, mis sealt kõik tulevad ja nii edasi, see ajakulu. Et see loogika on see, et ei pea olema üks suur lahendus, vaid võib olla palju erinevaid lahendusi, mis sulle kõige paremini täpselt sobivad. Jälle CRM-i näide, et kui me võtame täna kasutusele eile palju kõneainet pakkunud Pipedrive'i, ja meile see väga meeldib, aga meie ettevõtte fookus muutub ja meil oleks vaja kasutusele võtta midagi muud, siis me saame nädala ajaga selle CRM-i ära vahetada ja meil ei ole suurt probleemi. Kui me tahame selles suures mustas ringis hakata CRM-i vahetama, peame me kogu selle kesksüsteemi ära vahetama. See on see loogika vahe. Selle kohta see oli liiga keeruline, liiga lihtne või küsimusi, et jah, et siis ma hea meelega kohe vastan neile. Nii, siis miks ma ütlesin seda, et protsesside kaardistamine on äärmiselt tähtis. Selleks, et leida äri eesmärki ja defineerida oma äri, oleks hea teha protsesside kaardistamine. Peaaegu kõigi digitaliseerimise projektide või suuremate tarkvara arendusprojektide puhul me alustame alati analüüsist. Ja analüüsi visuaalselt teha on tunduvalt lihtsam ja arusaadav kõigile osapooltele. Suurettevõttes, kui me kirjutaksime protsesse tekstina, siis neid oleks võib-olla 50 lehekülje täiskirjutatud teksti, aga visuaalne protsess jällegi ühe suurettevõtte näitel, meil on 300 erinevat visuaalset protsessi ja kõik töötajad erinevatel tasemetel saavad neist ühtemoodi aru. Ja see on oluline selleks, et erinevatel tasemetel saadaks üldse aru, mida ettevõttes tehakse ja väga oluline on ka see, et kes mille eest täpselt vastutab. Millest ma räägin natuke edasi, see on siis ratsi maatriks, aga kui te ise vaatate ka seda pilti, eks ole, et see tekstina või visuaalne, eks ole, see on väga suur vahe.
ja liigume edasi jälle turismiettevõtete näite puhul ühe väga lihtsa kaardistatud protsessini. Ehk siis näide, et kui teil tuleb uus töötaja tööle ja temale on vaja tööülesanded anda, siis loomulikult on ta vanema töötaja kõrval, näeb, kuidas asjad käivad, mismoodi asjad toimivad ja õpib sealt. Aga kui talle anda ka see visuaalne protsess ette, siis ta saab täpselt aru, kes mingil hetkel protsessis mingit tegevusi peab tegema ja kui see tegemata jääb, mis juhtub edasi. Hinna arvutamist ei saa teha ennem tellimuse sisestamist, et see on nagu loogiline. Ja kui te ise hakkate oma ettevõtetes protsessi kaardistama, siis natuke sellest loogikast, kuidas seda tehakse. Tänapäeval on väga palju erinevaid vabavarasid, peamised, mis levinud ongi Visio ja Visagi ja see antud joonis ongi tehtud Visagis, mis on täiesti vabalt tasuta alla laetav ja kasutatav. Ta ei ole kõige mugavam, aga tasuta asjad tavaliselt ei olegi väga mugavad. Aga loogika on siis selles, eks ole, et kui me võtame siit ühe protsessi, mis on siis siin peamiselt kirjutatud, siis meil on inglise keeles actorid ehk siis need, kes seda protsessis osalevad. Siin on siis antud juhul klient ja ostumüügi spetsialist. Ja protsess alati algab siis selle rohelise ringiga ja kõrvale siis on panna ka see, et kus kohast see informatsioon tuleb, eks ole. Et ta võib tulla tegelikult nii e-maili, telefoni, bookingu ükspuha mis kaudu, aga me peame selle kliendi käest selle tellimuse vastu võtma ja ostumüügi spetsialist siis antud juhul tegutseb sellega. Protsessi etapid on siis kirjeldatud selle sinise ristkülikuga. Otsustusprotsess või otsustuskohad on need kollased ristkülikud ja siin me näeme, et siin on nagu otsustuskohti 2, kas jah või ei, aga teoreetiliselt võib neid olla ka rohkem, eks ole. Ehk siis, kas ma tegelen mingi järgmise protsessiga või ma saan kohe tellimust sisestada, antud juhul siis näiteks Excelisse ja hinna arvutamine ja nii edasi. Ja protsess lõpeb, eks ole, alati siis punase ümmarguse täpiga. Ja see on see, et üks pisike protsess on läbi käidud. Kui me nüüd igale selle protsessi joonistatud osale paneme juurde ka aja, kaua see aega võtab, me saame täpselt teada, kui palju meil kulub ühe protsessi jaoks nii aega kui ka raha. Kui me võtame väga lihtsa arvutusena, eks ole, see palgafond, siis me võtame kuluvaja, jagame selle, siis korrutame palgafondiga ja saame teada rahaliselt, kui palju meil selle protsessi tegemiseks, läbikäimiseks kulub inimressurssi ja raha. Ja siit edasi saame me arvutada juba järgmisi asju. Aga siin, nagu ma näitasin, siin protsessis on, eks ole, siin on 2 tegelast, klient ja ostusmüügi spetsialist. Siin võib olla veel juures raamatupidaja ja tegevjuht või jumal teab kes. Aga need kõik peaksid jõudma või võiksid jõuda RATSi mudelisse. RATSi mudel on üldtunnustatud mudel ja samuti, kui meie oleme analüüsi teinud ja alustanud protsessi, siis me ise tahame ka aru saada ettevõttest, et kes mille eest vastutab. Ehk siis siin on väga lihtsalt, siia on kirja pandud tegevused, ehk siis protsessis need erinevad etapid. Siin on üles tulevad siis kirja need, kes teie ettevõttes töötavad ja sisestatakse väga lihtsalt Exceli tabelisse pandav asi, kus kirjutatakse, mis protsessi eest keegi vastutab, kes on teostaja, kes on vastutaja, kes on siis nõustaja, kelle käest nõu küsitakse, kui mingi mure on ja kes on informeeritav. Väikeettevõttes tegevjuht on alati informeeritav ja vastutaja võib olla siis ükstaspuha kes, aga igal protsessil on üks asi, mis on väga tähtis siin. Igal protsessil peab olema alati üks vastutaja. Nii teostajaid, nõustajaid kui informeeritav võib olla palju, aga üks inimene peab vastutama. Ehk siis tema ülesanne on see, et see protsess toimiks ja kui midagi ei toimi, küsitakse temalt. Miks on oluline? On see, et saame aru, kuidas meil, mis protsessid meil majas on, kuidas nad toimivad, kes nende eest vastutab ja kui me nüüd räägime selle vastutajaga ja tema võiks olla
teoreetiliselt kõige parem arusaam sellest, kuidas seda protsessi parendada, muuta. Mis on näide on jälle päriselust, oli üks suurem ettevõte, kus oli 5 inimest tegid täpselt ühte ja sama protsessi. Ja kui me sinna ettevõttesse läksime, siis kõiki 5 inimesega rääkides olid nad kindlad, et nad teevad seda protsessi ühtemoodi ja kõige optimaalsemal viisil. Tulem oli see, et mitte ükski neist ei teinud seda samamoodi, tähendab, igaüks tegi läbi seda protsessi täiesti erinevalt. Ja kui seda tehti erinevalt, siis kas on suur tõenäosus, et see protsessi läbimine oli optimaalne? Ei olnud. Ja selle protsessi juba sisu optimeerimisega sai juba väga palju võitu ja üks inimene sai juba teha midagi targemat kui seda või midagi muud, kui seda protsessi siis konkreetselt läbida. Kas selle kohta on küsimusi? Hetkel praegu siia chatti küsimusi tulnud ei ole. Siis on jah 2 varianti, kas on liiga segane või liiga lihtne kõik. Aga lähme siit edasi, et millised protsessid üldse automatiseerimiseks ja digitaliseerimiseks sobivad. Nad võiksid olla kordused, ühesugused tegevused, selline rutiinne töö, mis sobib väga hästi ja reeglitel kindlasti põhinev just automatiseerimiseks, et inimese funktsioon ei kao mitte kunagi, tõenäoliselt meie eluajal ei kao ära. Inimene jääb asju tegema, mida arvuti ei oska ja arvuti ei hakka oskama neid asju, milles inimene hea on, loov mõtlemine ja sellised empaatiat nõudvad tegevused. Aga sellised lihtsad rumalad tööd, rutiinsed tööd saab arvuti tänapäeval juba väga kergelt ära teha. Ja veatundlik töö, et kui me ühest kohast teise andmeid sisestame või vaatame, et seal on arvuti on tihtilugu täpsem kui inimene. Ja loomulikult, kui seda tööd on rohkem, kui jõuab ära teha, et siis on kindlasti mõistlik mõelda selle peale, mis osa siis, kas inimesi juurde võtta või mingi osa sellest protsessist digitaliseerida või digiteerida. Ja kui me oleme leidnud nüüd selle äriprotsessi, kus meil on probleem, jällegi võtame selle polli ette, meil on plaan kasvatada käivet. Jõuame selleni, mis on need erinevad võimalused selle tegemiseks, aga me tahame kasvatada käivet ja me võtame selle käibe kasvatamiseks kasutusele, toome suvalise näite, sotsiaalmeedia automatiseeritud platvormi, mis siis jagab teie kuulutusi või siis reklaami erinevates kohtades ja teeb seda siis targalt ja automaatselt. See maksab. Ja nüüd küsimus on see, et kui me tahame seda käivet kasvatada, et kui palju see maksab ja mis meil sellest kasu on. Et kui me maksame 10 ühikut ja saame sellest 15 ühikut tuluna, kasumina tagasi, eks ole, siis on see mõistlik. Aga ROI arvutused on väga lihtne teha, meil kodulehel isegi olemas see koht, kus saab neid ROI arvutusi teha, et mida kiirem on see tasuvusaeg, seda mõistlikum on see investeering. Ehk siis, kui meil on defineeritud eesmärk, me tahame kasutada käivet, meil on joonistatud välja erinevad protsessid, mis meie ettevõttes toimuvad ja leitud see koht, mis aitab käivet kasvatada. Ja kui me nüüd plaanime kasutusele võtta mingi tarkvara, mis aitab meil seda käivet kasutada, siis tasuks teha kiire ROI arvutus ja vaadata, et kas see toimib. Võib-olla lihtsam on näide tuua selle asendada inimtööjõudu digitaalsete lahendustega. Et siin on see arvutus on võrdlemisi lihtne, mis on mu inimtööjõule kulu, mis on see palgafond ja lisakulud, mis sinna juurde tulevad ja mis on selle IT-sse tehtava investeeringu maksumus. Ja seal on väga lihtne arvutus, kas see tasub ära või ei tasu. Tihtilugu oleme näinud, et tänapäeva palkade juures veel ei tasu, aga näiteks 2 aasta pärast tasub, kui see investeering praegu ära teha, siis 2 aasta pärast me oleme juba nullis ja tasub, siis on küsimus, et millal see investeering teha. Siin puhul on tihtilugu ka see, et meil on nagu pehmeid väärtusi, mida me ei oska rahasse panna. Ja ühte või teistpidi arvutades oleme me jõudnud selleni, et teoreetiliselt äri mõttes, kuna äri eesmärk võiks olla teenida kasumit,
väiksemas ettevõttes võib-olla siis nii-öelda lihtsalt palga saamise eesmärk, eks ole, mis on ka tegelikult kasumi eesmärk, kui sa oled omanik. Et kuidas seda kasvatada ja siis on elustiili ärid, eks ole, kus meie eesmärk ei ole kasvatada käivet ja kasumit, vaid lihtsalt pakkuda mõnusat teenust, elada ise mõnusalt ära ja pakkuda seda head teenust ka klientidele. Et kui meie eesmärk ikkagi on kasvatada tulu ja käivet ja kasumit, siis need ROI arvutused on võimalik teha nii, et kõik ka pehmed väärtused on võimalik panna ümber arvutada rahasse. Et siin natukene mõeldes selle peale. Nii, aga siis lühidalt võib-olla räägiks ka sellest, et kui teil on olemas protsess, olemas arvutatud nii-öelda ROI-d, et mis see tarkvara maksta võiks või leitud juba mingid erinevad variandid, siis jällegi olemasoleva tarkvara leidmiseks, ehk siis näiteks CRM on maailmas, ma arvan, tuhandeid, kuidas nende seast leida see, mis tegelikult sulle vaja on. Jällegi tuleme selle kõige alguse juurde, defineerida vajadused. Kas mul on äriliselt seda vaja, kas ma säästan aega, raha, kui ma selle kasutusele võtan. See on üks nagu mänguklots, kui me räägime näiteks ehitajast, eks ole, tal on suur ohver erinevate töövahenditega, siis see digitaalne lahendus on üks töövahend, mis hõlbustab mul mingi protsessi läbimist. Jälle paralleel, haamer hõlbustab naela sisse löömist. Et ma võin seda kingakontsoga ka teha, aga see võtab tunduvalt rohkem aega ja ma saan palju rohkem naelu sisse lüüa, kui mul on haamer. Et tarkvara on täpselt samasugune asi, et võimaldada teha rohkem vähem ajaga, vähemate ressurssidega. Ja kui see vajadus on defineeritud, siis keeruline võib-olla, et kirjelda funktsionaalsed nõuded ja ärinõuded. Funktsionaalsed nõuded on need, mida peab tegema see tarkvara. Ta peab, et väljad võivad olla väga konkreetselt defineeritud, et see tarkvara peab võimaldama mul sisestada kliendi andmeid, tuletada meelde kliendi sünnipäeva, millal ta võiks meile jälle tulla, aidata teha konkreetsele kliendile vastavat hinda. Et need seminare on olnud erinevaid ja väga põnevaid ettekandeid on olnud turismisektorist, kus on kasutatud erinevaid võimalusi, tarkvarasid, et kõik on olemas, aga tuleb alustada sellest, kus king kõige rohkem pigistab ja kus nähakse kõige rohkem potentsiaali selle edasi liikumise või protsesside parendamise ja automatiseerimise osas. Ja kindlasti ei tasu alahinnata seda visuaalset poolt tarkvaradel, et on olemas maailmas väga palju tarkvarasid, mis on super head, aga nii koledad ja nii nii-öelda ebasõbralikud kasutaja jaoks, et neid lihtsalt ei ole võimalik kasutada. Et üks asi on see, kui me räägime suuremast ettevõttest, siis tarkvaradel on tavaliselt nii-öelda peakasutaja, kes teab väga detailselt, mis on selle tarkvara sees ja mis need võimalused on. Ja siis on tavakasutaja, kes tänapäeva mõistes võiks kasutada seda tarkvara ilma mingi koolituseta. Tarkvara peab olema intuitiivne ja väga kergesti kasutatav. Et kui meil on vaja 2 päeva koolitust, et mingit tarkvara kasutusele võtta, siis peate tegelema väga spetsiifilise äriga või olema see tarkvara lihtsalt võrdlemisi kehv. Et see on, ta peab olema intuitiivne, lihtne ja selgesti kasutatud, kui te võtate tänapäevase lahenduse tänapäeval kasutusele. Ja kuna väga paljudel tarkvaradel on siis see termin on SaaS lahendus, ehk siis software as a service tarkvara teenusena, tähendab seda, et te võtate kuskilt kasutusele, nagu näiteks Pipedrive on, mida kindlasti väga paljud kasutavad siin, et tema ongi olemas tarkvara, mida sa saad kasutada pilveteenusena, su andmed on kuskil kaugel ära, nad ei ole sinu käes, aga sa saad nad sealt iga kell alla laadida ja neid kasutada ja tõsta kas Excelisse või kuskile muusse tarkvarasse. Ja nendel on kindlasti, enamustel on olemas tasuta prooviperioodid. Ehk siis ma tean, et kõigil on alati väga kiire, aga kui see otsus teha, mida kasutusele võtta, siis leida see tunnike paar ja võtta kasutusele neid tasuta versioone endale alla laadida ja vaadata, milline endale kõige rohkem meeldib, sobib, milline sobib minu ettevõtte töötajate teadmiste, oskustega, nõudmistega.
et see paar tundi või isegi pool päeva kulutada selle peale, et leida enda jaoks see õige asi, tasub kindlasti tulevikus ära. Kuna seda kasutatakse tavaliselt, ütleme, keskmine tarkvara eluiga on 7–10 aastat. Ja kui me nüüd võtame selle aja, et me võtame pool päeva selleks, et leida enda jaoks see täpselt õige asi, näiteks CRM-i puhul CRM, siis 7 aasta jooksul, kujutage nüüd ette, et kui me ettevõtte 7 aastat seda kasutab ja ta tegelikult ei sobi meile, siis millisesse agooniasse me järgmiseks 7 aastaks paneme töötajad ja ka ennast selle asemel, et siis kulutada see hetk, et teada täpselt, mis mul vaja on. Nii, küsimusi vahepeal. Ja, siia on tulnud paar küsimust tarkvara leidmise kohta, et ma võib-olla nimetan need küsimused koos juba ette, et nimetage häid erinevate tarkvara ülevaadete allikaid, kus saaks tutvuda ja võrrelda konkureerivaid tarkvarasid. Ja teine pool võib-olla põhimõtte küsimusel sama, et kas endale sobiva tarkvara peaks katsetamise teel ettevõtte endale ise leidma või siin saab kasutada kellegi abi, et sellist sobivamat leida, et muidu katsetad hulga neid läbi ennem kui õigeni üldse jõuda. Kuidas see oleks õige läheneda ja kas on mingid selliseid allikaid, kus saab tutvuda? Ja, väga hea allikas tänapäeval välja mõeldud on Google. Tema vastab, doktor Google vastab kõigile küsimustele. Seal on väga palju, kui otsida õigesti, siis on väga palju erinevaid võrdlusi ja teste tehtud, et milles mingi tarkvara on parem, milles mingi tarkvara halvem. Ehk siis, kuna neid tarkvarasid ja funktsionaalsusi, mida mingid tarkvarad katavad, on äärmiselt palju, siis on 2 varianti. Kas mõelda ise selle peale, kuidas, mis mu ettevõte, see kogu see kaardistus, kogu see ratsimudelid, kõik see välja mõelda ise, need ROI arvutused teha või kasutada konsultanti, kes seda sama asja võiks teha ja soovitada. Mida suurem ettevõte, seda rohkem soovitan ma kasutada kas või mingil määral konsultanti, võib-olla mitte 100%, aga lihtsalt ideede genereerimiseks. Kui me räägime sellest, et me võtame konsultandi 2–3 tunniks ja arutame oma ideed läbi või kas või ITL-is võtate ITL-i siis liikmete nimekirja ja leiate sealt konsultatsiooni ettevõtted, neile helistades või kirjutades te kindlasti saate tuge oma küsimustele ja ideedele ja neid valideerida ja arutada, et mis ma ise näen ka võib-olla, et julgetakse vähe küsida. Rohkem peaks ettevõtted küsima, sest küsimine ei maksa midagi, aga võib aidata sind väga kerge vaevaga väga palju kaugemale. Ehk siis see, mis on ka tänase ürituse seminari eesmärk on see, et see IT ei ole nii hirmus asi, et seda peaks kartma, vaid pigem ongi mõistlik, mul on konkreetne äriprobleem, helistada kas oma tuttavale IT-inimesele või ITL-ist kellegile või kirjutada ja küsida, et kuidas ma võiksin seda lahendada, kuidas teie näete, et see kõige optimaalsem viis oleks seda lahendada. Ja mul on nüüd küsimus, et kas ma võtan enne kui edasi lähen, kas ma võtan ise ka siit need küsimusi, et siin on väga põnevaid küsimusi tulnud. Ja, kuidas sa ise soovid? Et kui sa chati hetkel saad jälgida, siis võib need küsimused hetkel võtta ja edasi minna. Ja, Google'is otsingud, esimene soovitus on see, et kõik otsingud tehti inglise keeles, sest eesti keeleseid vasteid on märkimisväärselt vähem. Ja pange otsingusse märksõnad, mida täpsemalt neid märksõnasid määratleda, seda täpsema lahenduse või võimaluse, tulemused te saate. Aga kindlasti jah, seda peaks inglise keeles tegema. Ja kui te ei tea neid ingliskeelseid termineid, siis seda võib põhimõtteliselt jälle guugeldada, lasta Google'il tõlkida ja nii edasi, et pigem üritada just inglise keeles leida need lahendused või vastused, siis on nad mitmekülgsemad ja need on rohkem. Hetkeolukorda, jah, Erki on kirjutanud, et hetkeolukorda arvestades, et praegu jah, see esialgne jutt oligi kõik väga üldine.
rääkida suurtest investeeringutest ajal, kui firmad üritavad elus püsida. Täiesti arusaadav. Ja antud juhul see senine jutt, siin ei ole olnud juttugi suurest investeeringust välja arvatud sellest, mis on mõistlik oma aeg panna. Mina ei ole ilmselgelt turismisektori ekspert, ma ei ela selles väga keerulises maailmas igapäevaselt, aga paratamatus on see, et see ükskord see jama läbi saab ja turism ei kao maailmast mitte kunagi mitte kuhugi, ta jääb alles. Ja mina ei saa siin öelda, kes kuidas täpselt oma äri ajama peaks, aga lihtsalt räägingi sellest, mis võiks olla need lahendused, kuidas sellel raskel ajal, kui aega võib-olla veidi rohkem mõelda selle peale, kuidas sellest tugevamana välja tulla, kuidas olla valmis selleks, et mul on mingi lahendus, kui see kõik taastub, siis olla efektiivsem, parem ja tublim. Ja nagu ma rääkisin, siis väga palju rolli on igal ettevõttel endal seda teha. Ma loodan, et ma vastasin küsimusele ära. Klassikalise hotelli peale mõeldes, milliseid protsesse automatiseerida. Nagu ma rääkisin ka sellel turismikonverentsil suuremalt, et siin on neid protsesse on väga mitmeid. Küsimus on see, et mida me tahame jälle kliendile pakkuda. Mina vaataks rohkem just sellest potentsiaalse kliendi vaatenurgast ja mida spetsiifilisemaks me lähme, seda olulisemaks läheb. Üks asi veel, mis tasub ära märkimist, on see, et tänapäeval tehnoloogiliselt on põhimõtteliselt kõik võimalik. Kõik, mis te välja mõtlete, et tehnoloogiliselt on see teostatud. Küsimus on see, et kas see tasub ära ja mis on selle jälle ROI ja kõik muu, eks ole. Protsessid, kui me võtame näiteks just hotelli, esimene asi, nagu ma juba mainisin, see, ma saan aru, et sellega tegeletakse, aga paraku ikka see veel häirib, on see paberi peal siis ennast kirjutamine. Et see on aeganõudev ja hirmus protsess ja mina ei tea, kas keegi kunagi neid pabereid ka vaatab. Ja sealt edasi ongi see, et kui ma, nagu ma seal jälle konverentsil näite tõin, oli see, et kui ma lähen hotelli 2-3 lapsega nii-öelda perena, et siis mul on tõenäoliselt teatud ootused ja eeldused, mida ma tahan ja neid mulle nii-öelda nähtamatult pakkuda, nagu Eesti riik proovib praegu ja võrdlemisi edukalt liikuda selle peale, et need tegevused, mis ma tõenäoliselt teen, on minu jaoks nii-öelda nähtamatud ja õigel ajal nad lihtsalt tekivad mulle. Ongi see, et kui ma lähen hotellis, tõenäoliselt ma tahan õhtul süüa ja pakkuda neid erinevaid variante, et ma saaksin juba toidu ette tellida kas või toast, et ta oleks mul juba laual, kui ma kohale jõuan, sest lastega pool tundi toitu oodata, see on tusk ja viin, eks ole. Et süüksed asjade peale see protsess nii-öelda kliendi vaatest läbi mängida ja seal on neid pisikesi protsesse, mida juba protsessi mõttes on võimalik automatiseerida või lihtsamaks teha ja siis mingit erinevat digilahendust seal kasutada, mis ei ole üldse meeletu investeering, et kuna ma sellest granulaarsusest ja sellest palju erinevaid variante võimalik kasutusele võtta väga soodsa hinnaga, et lihtsalt ise rohkem vaeva näha ja mõelda läbi see, mis mul täpselt vaja on. Ma võib-olla korra siin juhiks tähelepanu ka meie pollile, mis me siin alguses küsisime teie käest, et siin püsikulusid soovib vähendada, nüüd on see küsitlus siis nende hulgas, kes meil siin täna seminaril osalevad, 9% ja kõige rohkem tahetakse olla rohelisem, vähendada keskkonnale tekitatud jalajälge, mis on nagu väga positiivne. Ja inimtööjõudu digitaalsete lahendustega soovib 29% osalejatest. Nii et roheline teema tundub, et on endiselt meie kõigi jaoks väga oluline. Roheteema ilmselgelt on oluline. Roheteema puhul esimene asi, lõpetame selle paberi raiskamise ära, et milleks neid pabereid vaja on, kui see info tegelikult on või võiks olla juba digitaalsel kujul olemas. Ja neid rohelisi lahendusi, täna eesmärk ei ole rääkida kindlasti lahendustest, kuidas panna paneelid katusele või sorteerida prügi paremini. Või ka seal tõenäoliselt on olemas mingid digitaalsed lahendused, kuigi ma ei kujuta neid väga ette, aga just see paberikasutus, aja raiskamine, seda saab aidata siis digitaalsete lahendustega nagu parendada. Ja Triinu Vähi küsimus selle kohta, et
keskmisest keerulisemaid lahendusi. Ma arvan, väga paljud ITL-i liikmed suudavad seda teha, aga just siis ma arvan, et Eestis on tegijaid, kes suudavad iga probleemi ära lahendada. Vähemalt meie ei ole veel oma ettevõttes ühegi probleemiga väga hätta jäänud, et pigem võib-olla suurematelt tegijatelt küsida ja oma probleem defineerida võimalikult täpselt. Ehk siis, kui sa ise saad täpselt aru, mis sul vaja on, siis sa suudad seda ka kommunikeerida võimalikule partnerile või konsultandile, kes tahab, keda sa oled valinud siis ennast aitama. Ehk siis kindlasti enda jaoks läbi töötada see probleem, mida saavutada tahetakse, kust kuhu peaksid liikuma andmed, kes vahepeal mida teeb. Ja endale sobiva tarkvara, jah, mina arvan, et on 2 varianti, kas aidata küsida konsultandilt abi, et seda tarkvara kasutusele võtta või proovida kogu see asi läbi käia. Nii, lähme edasi või oli siin Anneli, äkki aitab mind, kas on veel? Siin nüüd üks küsimus, viimane praegu võtame selle siis, milline on teie kogemus, milline võiks olla mõistlik tasuvusaeg digitaliseerimisele, kui see läheks maksma kuskil 30 000 eurot? Väga hea küsimus. See oleneb, mis on see protsess. See oleneb, kui palju on neid inimesi kaasatud sellesse protsessi. Selle küsimuse pealt ei oska ma kindlasti midagi vastata. Kui ma vastaks, siis ma valetaks. Ehk siis Triinu Vähi võib minuga pärast mulle kirjutada ja täpsemalt ära defineerida oma nägemuse ja ma oskan talle võrdlemisi täpselt selle vastuse anda. Aga lähme edasi. Nüüd lähme selle juurde, mida palju kardetakse ja millest palju räägitakse, et kui sa hakkad endale tarkvara arendama, siis see on kallis, lõputu protsess ja see on kõige õudsem asi maailmas üldse. Aga selle kummutamiseks võib-olla, jah, 10 aastat tagasi tõenäoliselt ta oligi niimoodi. Aga mismoodi tänapäeval tarkvaramaailm käib? Ehk siis see lühike või pisike pilt peaks näitama seda, kuidas tegelikult siis tarkvara arendada võiks nii-öelda tänapäevaselt ja kõigile arusaadaval moel. Ehk siis vasakpoolne esimene sinine päst. Prototüüpimine ja piloteerimine. Prototüüpimine tänapäeval, see iga arendusprojekti puhul, mis meie teeme, prototüüpimine on A ja O, ehk siis tehakse läbi klikitav mudel disaineri poolt sellest, mida looma hakatakse. Ehk siis infosüsteem, kui ettevõte tahab omale infosüsteemi, siis ta loob omale kõigepealt prototüüpi. Seda prototüüpi saavad läbi klikkida kõik, kes hakkavad seda tulevast loodavat infosüsteemi kasutama. Ja see on see, kust saab anda tagasi. Jah, see on hea. Ei, vahetage, tehke see nupp kollasest roheliseks või tõstke see kast sinna, lisage see funktsionaalsus, mul on seda ka vaja, tavaliselt käib meil niimoodi ja nii edasi. Selle prototüüpimise peale tasub kulutada palju aega. Kuna see on aeganõudev, see info liigub aeglaselt, tavaliselt on see, et inimestel pole aega läbi käia seda prototüüpi, aga see aeg tuleb mingi hetk leida. Ehk siis ta on selline põrgatamise hetk, kus tegelikult mitte midagi pole veel tehtud. Ongi see nii-öelda visuaal on loodud, aga tegelikult tarkvara olemas ei ole. Ja kui me oleme nagu prototüüpi ära kinnitanud, jah, me hakkame seda arendama, siis tulevad siis need päris arendajad ja hakkavad siis seda funktsionaalsust sinna ja loogikat sisse kirjutama. Ja see võiks samamoodi käia lühikeste nii-öelda arendussprintidena, et meil tehakse mingi asi valmis, valideeritakse, jah, siis kas juhtgrupi või üksuspuha sellise institutsiooni poolt, kes on nagu kokku pandud selle projekti jaoks. Jah, see on õige asi, see on õige tee, kuhu me liigume või ei, siin me peame tegema muudatused, mida varem projektis muudatusi teha, seda lihtsam, täpselt samamoodi nagu majaga. Kui me ehitame maja valmis ja meil on vundament valesti planeeritud, siis jube keeruline on seda ümber teha. Et üldse tarkvara arenduses on väga palju paralleele ehitusega. Ja analoogia, et kõik need mured ja rõõmud on ehitusega väga sarnased. Et mida täpsem on projekt või plaan, soov, seda parem on ka tulemus. Ja kogu selle protsessi vältel, ehk siis neid
arendusi lähevad siin, ütleme, nädalase või 2 nädalase etapiga edasi ja kõik osapooled on kogu aeg omavahel suhtluses ja saavad aru, kuhu me liigume. Ma olen juhtinud suurusjärk, ma arvan, ütleme 70-80 projekti, nii riistvara kui tarkvara vallas, IT-s ja need projektid, mis on läinud metsa, 95% nendest metsa läinud projektidest on olnud kommunikatsiooni error, kas ühel või teisel pool. Et inimesed, projektis osalejad ei ole piisavalt palju omavahel suhelnud. Ja see on põhimõtteliselt, võibki öelda nagu üks ainukesi probleeme, mis tarkvaraarendusel on, ei suhelda omavahel. Ja probleem tihti tekib sellest, et üks pool ei saa teisest aru. Ja siin ongi need tavaliselt siis need kas projektitööhid või analüütikud, keda kasutatakse selleks, et erinevad osapooled omavahel ühist keelt leiaks. Sest eesmärk ei ole ju eeldatavasti heatahtlikul projektil, ei ole eesmärk see, et üks või teine pool tahab teisele halba, vaid pigem on see, et üks pool soovib saada head toodet, mida kasutada ja suurendada oma efektiivsust, käivet kasumit. Teine pool tahab talle tarnida täpselt selle, mida vaja on ja teha seda võimalikult hästi selleks, et aru saada. Selleks, et ka järgmised projektide referentsid ja kõik muu see, et kuvand oleks hea ja töötajatel ka IT-ettevõttes oleks mõnus töötada, sest ega ükski IT-ettevõtte töötaja ei taha ka teha halba lahendust. Aga just see kommunikatsiooni error, kui see juhtub, siis on jama. Aga alati on võimalik sellest poole pealt tekkinud kommunikatsiooni errorist ka välja tulla, aga need projektid, mis päris metsa lähevad, seal enam seda võimalust ei ole. Ja just, et see alumine layer, alumine siis sinine siin kindel omand, vastutus ja eestvedamine. Kindel omand peab olema nii-öelda mõlemalt poolt, nii tarkvara arendusettevõtte, kas projektijuht või kes iganes seal vanem arendaja või kuidas iganes me seda nimetame. Mõlemal ettevõttel peab olema see eestvedaja, kes ütleb, et jah, nii on ja nii me teeme. Ja nemad peaksid siis omavahel kõige rohkem selle projekti vältel suhtlema. Nii. Siin on korraks üks küsimus tulnud vahel, et kui prototüüpimise protsessi läbikäimisel saan aru, et see mulle ikka ei sobi, siis on see nagu aja ja raha raiskamine, et kuidas seda vältida, aga vastused ilmselt olidki siin juba sinu eelnevas jutus palju sees. Pireti küsimus on igati adekvaatne. Me alustame jälle, lähme kohe päris algusse välja. Meil on ärivajadus, meil on konkreetne mure, meil on vaja lahendada mingis protsessis mingi probleem ära. Ja nüüd, kui me selle prototüübi valmis teeme, siis see prototüübi esimene versioon baseerub nendel eeldustel, mis on kliendi poolt siis loodud ja mis on need soovid ja tahtmised. Ja see prototüüpimine peaks käima ka käsikäes, ehk siis kujundaja teeb mingi prototüübi valmis ja nüüd see, et kui klient ütleb, et jah, meile see prototüüp ei sobi, siis on küsimus see, et kas see ärivajadus kukkus ära, siis lõpetame üldse selle projekti ära. Kui ärivajadus on olemas ja soov edasi liikuda, seda prototüüpi on väga lihtne ümber teha. Neid kastikesi selle ümber tõsta ja funktsionaalt seda loogikat sellel tasandil ümber teha on väga lihtne. Ehk siis eesmärk võiks olla mõlemalt poolt leida lahendus, mis sobib siis tellijale. Et miks ma ütlesin, et see prototüüpimine on pikk protsess, et tihtilugu on see, et esimene prototüüp visatakse prügikasti ja prototüüpimist võib teha täiesti vabalt ka paberi peal. Võtad need postitid ja paberi peale joonistad täpselt sellise asja, nagu sina arvad, et vaja läheks. Ja see aitab jube palju kaasa endal läbi mõelda seda, mis sul vaja oleks ja ka tulevasel arendajal. Et selles osas on paber täitsa hea, et kergesti kasutatav või need tahvli peale joonistatud asjad markeritega, et kõik kogu see nagu loov protsess, mis on alguses, on kergesti muudetav ja igati projektile tulevikus kasus. Jah, tihtilugu ei ole planeeritud piisavalt kommunikatsiooniks raha, aga see kommunikatsioon peaks tulema nagu natukene loogiliselt või loomulikult, et kui üks pool ei taha üldse midagi rääkida ja kommunikeeruda,
siis on väga keeruline head projekti teha. Aga kuna aeg pressib takka, siis lähme edasi, küsimusi kindlasti küsige veel. Ja jõuame selleni, et kuidas edasi liikuda. Kuidas alustada, meie nägemus on see, et alustama peaks alati väikestest asjadest. Proovima, kui teil olete täiesti paberi peal, alustada sellest, et kasutusele võtta Excel näiteks. Ja kui te olete Exceli peal, kasutusele võtta järgmine staadium, näiteks mingi CRM lahendus või raamatupidamislahendus, mida parasjagu, kus on kõige rohkem king pitch'it. Mida suuremaks te kasvate, siis seda suuremaks lähevad ka soovid ja seda suurem on kasu ja seda suurem on kaetus. Aga kui me alustame kohe organisatsiooni ülesest lahendusest, et kõik meie asjad on paberist kohe täis digitaalsed, seda ei juhtu, see projekt on surnuna sündinud, see ei toimi. Me ei ole ühtegi sellist ettevõtet näinud, kes aasta ajaga paberist täisautomaatseks liigub. See on, kui ta on sündinud juba täiesti automaatsena, eks ole, või loodud, et siis on teine asi, aga vanemad ettevõtted samm-sammult edasi viia. Organisatsiooni kultuurilised küsimused, psühholoogilised küsimused tulevad vastu. Osad inimesed, 80% inimesi ei soovi muutusi. Nendega läbirääkimine, selle teema arutamine. See kõik võtab aega ja nagu tootmistes räägime, et kui sa paned juba tootmisse ekraani, kus näidatakse suvalisi numbreid, siis see on esimene etapp, kus nagu inimesed saavad aru, et jah, me oleme digitaalsesse maailma läinud. Et me jälgime midagigi, me teeme midagigi, eks ole, ja sealt edasi nagu samm-sammult edasi minna. Turismiettevõttes kas või enda jaoks luua mingid, kui te kasutate siis Microsofti tooteperekonda, siis seal on olemas BI ehk Business Intelligence lahendused, mis tähendab siis seda, et te saate võtta oma andmeid ja vaadata ja võrrelda neid teiste andmetega ja teha seal neid loogikaid, et kui alustada juba sellistest pisikestest asjadest, mis ongi tasuta kättesaadavad ja natuke mõtlema hakata selle peale, kuidas ma võiksin teha midagi paremini, mis andmetest ma võiksin midagi kätte saada ja huvitavat leida, mis andmeid mul oleks mõistlik kasutada järgmisteks tegevusteks. Jällegi, ise natuke mõelda, teha, kõik on võimalik ja kui läheb liiga keeruliseks, siis võtke ühendust kellegi targemaga ja teie meelega kindlasti aitab. Jõuame mul lemmikslaidini. Et siia slaidi juurde ma tahaks rääkida seda, et see ütelus, et kui kõik, mis sul on haamer, siis tundub sinu jaoks kõik muu tundub nael, eks ole. Kui me võtame siin on nüüd lihtsalt toodud siis nimekiri erinevatest tänapäeva tehnoloogiatest, mis on kasutusel erinevates kohtades. See ei ole kindlasti lõplik, vaid see on lihtsalt esimesena meelde tulnud asjad, mida kasutatakse. Kui võtame ükstaspuha, millise sõna siit, siis iga selle, võtame näotuvastus, iga selle sõna peale on võimalik ehitada üles täielik ärimudel turismiettevõttes. Ja seda ma olen läbi võelnud igatepidi ja see on võimalik. Ehk siis küsimus on selles, et tehnoloogiad on kõik olemas ja neid kasutatakse turismiettevõtetes. Ma julgen öelda, et neid kõiki kuskil kasutatakse erinevate suurude erinevas maailmanurgas. Aga nüüd, et mis see teile tegelikult sobiks? Mis on see tänapäeva tehnoloogia, millest teie tegelikult mingit kasu saaksite? Ja kuidas seda rakendada? See on keeruline, sest iga ettevõte on mõnes mõttes erinev, mõnes mõttes sarnane, aga et kui me tahame kasutada ühte väga süvatehnoloogiat väga hästi, siis mina jällegi, üks asi, mis mina soovitan just väiksemate turismiettevõtete puhul, tehke koostööd. Mõelge välja, kus on need koostööpunktid ja kasutage seda võimalust ära, et Eesti on piisavalt väike ja kõik tunnevad kõiki, et üritage teha koostööd ja leidke need võimalused, kuidas luua omale kogu siis sellele grupile või selle koostöökogule võimalikud lahendused, mis lihtsustavad teie elu. Et mida rohkem te hakkate mõtlema, siis iga sõna siin tähendab seda, et see on üks võimalus, kuidas teha asju paremini.
või efektiivsemalt hoida raha kokku, saada rohkem kliente. Ma saan aru, see tundub jälle tänapäeval imelik jutt, aga see on nagu selge, et turismisektor ei kao mitte kuhugi. Ükskord ta taastub, mul ei ole võluvitsa, kuidas ta taastub, aga ta taastub, see on fakt. Ja siis peab edasi enam. Kas selle kohta on küsimusi? Ma räägiks veel selle jutu ka ära. Palju on räägitud AI-st või tehisintellektist. Ja kuna ma olen ka ITL-i juhatuse liige, et siis ka meie ITL-i juhatuses oli esimestel koosolekutel küsimus, et mis on see tehisintellekti definitsioon. Ja seal oli vaidlusi palju. Eelmise slaidi peal IoT, see on Internet of Things, ehk siis seadmed suhtlevad omavahel. Vabandust, see oli tõlkimata jäänud. Seadmed suhtlevad omavahel, näiteks tehastes erinevad masinad, hotellides, siis, ma ei tea, pesumasin ja kuivati. Et need võimalused on olemas ja RFID on siis, kellel on roheline kaart Tallinnast, siis seal sees on selline pisikene kiip, mis siis tuvastab seda, et sina oled see, kes sa oled. Ja neid RFID-di puhul on siis võimalik seda, et neid on võimalik erinevate seadmetele, näiteks kleepekatena peale panna ja siis neid seadmeid tuvastada teiste seadmetega ja saada aru, et mis nad teevad, miks nad kus on. Ehk siis hotellis voodi, kui tal on see RFID kleeps peal, mis ütleb, millal ta on ostetud, mitu korda teda on kasutatud ja millal ta peaks välja vahetama, kas siis, ma ei tea, kas madratsi või mis iganes asja seal peal. Ehk siis kogu info selle ühe ühiku kohta on olemas. Ma loodan, et see vastas küsimusele. Aga tuleme siia juurde tagasi. Tehisintellekt on selline keeruline asi. Ja tegelikult on tehisintellekt koosneb väga paljudest erinevatest masinõppe ja erinevatest reast asjadest, mis ongi siin välja toodud. Ja see omakorda lähevad alamklassidesse, eks ole, et kui me räägime masinõppest ja süvaprediktiivne analüütika, sealt läheb veel omakorda edasi. Ehk siis see on keeruline asi, aga mis me enamus ajalt oleme kuulnud ja näinud ongi siis see pildituvastus, et kes on kass ja kes ei ole. Eks. Et see on nagu masinõppe tavaline loogika, mida kõige rohkem räägitakse ja nähakse. Ja meie ise oleme peamiselt selle prediktiivse analüütikaga tegelenud, ehk siis me ennustame ette järgmise ajaperioodi sündmusi eelnevate andmete põhjalt. Ja see on ka väga põnev asi ja see tuleb juba võrdlemisi täpselt välja, sest need algoritmid on läinud täpseks. Aga mis ma tahtsin selle pildiga öelda, on see, et sellist asja nagu minu definitsioon tehisintellektist on see, et tehisintellekt on see, kes tuvastab ise probleemi ja suudab selle lahendada. Näiteks tehisintellekt on selline asi, et kui sa ütled talle, mul on vaja päevas 10 000 eurot, palun too mulle, siis tehisintellekt saab aru, milles on probleem ja leiab võimaluse sulle tuua iga päev pangaarvele 10 000 eurot. Sükest asja maailmas ei ole, meie eluajal ei tule. Ja seda võiks legaalselt ka veel teha. Ehk siis selliseid võimalusi, sellise võimaluse eelduseks on see, et kõik need ka siin sinisest tulbast toodud asjad on perfektsuseni lihvitud ja siis ta jõuab sellele tasemele, kus ta on siis päris tehisintellekt. Ja tänapäeval tehisintellektiks kutsutakse ka kas või neid juturoboteid erinevates kohtades erinevat, aga see on lihtsalt juturobot, tehisintellektist on asi väga kaugel. Eks jah, definitsioone on mitmeid, ma ei ütle, et see minu definitsioon on õige, aga see maailm on keeruline ja ta koosneb väga paljudest erinevatest asjadest. Ehk siis üks AI, mis nagu teeb kõike ja mõtleb kõik asjad välja, sükest asja ei ole. Ja ma julgen väita, et tänu füüsikalistele probleemidele ei tule meie eluajal.
vähemalt see on minu väide. Kui keegi tahab sellel teemal, ma võin lõputult diskuteerida. Nii, aeg meil hakkab otsa saama ja ma tahtsin öelda, et ärge unustage suurt pilti, et kõik algab sellest, et koguge andmeid kvaliteetsed, pange nad kuskile, te ei tea kunagi, millal neid võib kasutada, millal neid võiks vaja minna. Ja siis hakake vaikselt mõtlema, et mis te need andmete pealt, mis analüütikat, mis andmeanalüüsi saate teha, kuidas neid automaatselt ühest kohast teise liigutada, siis juba edasi mõelda. Et kõige suurema kasu nagu selle püramiidi mõttes ongi võimalik saada siit algusest, et kui me hakkame aru saama, mis on nende andmete väärtus, mis meil on ja mis nendega teha saab, kuhu nendega edasi jõuda. Nii, täpselt ajas. Aitäh aja eest. Minu meiliaadress on siin all. Mulle võib alati kirjutada, joonistada, kui on küsimusi. Ma vabandan inimeste ees, kelle jaoks oli jube igav või täiesti irrelevantne. Kui te tahate spetsiifilisemaid selgitusi või arvamusi küsida, võib alati mulle kirjutada. Et hea meelega aitame mõelda, kaasa mõelda, arendada erinevaid ideid. Eesti inimesed on väga nutikad ja pakatavad ideedest, aga nagu tänapäeval öeldakse, et idee ei maksa midagi, teostus maksab. Et ideid on palju, et kuidas on kõige mõistlikum seda teostada. Võtke ühendust ITL-i liikmetega või minuga ja ma soovin teile ilusat päeva jätku. Aitäh!